Ma olen ise ühistute ka üldkoosolekutel päris paljudel käinud ja olen ka ise olnud ühe ühistu juhatuses ja et selles mõttes ma loodan, et ma äh, aitan natukene edasi mõelda mingeid teemasid ja loomulikult käin läbi ka need põhilised punktid, et mis sellest teha sellisest rekonstrueerimisest teevad teha sellise rekonstrueerimise. Ja tõepoolest esindan sellist ettevõtet nagu Timbeko, õigemini see on siis väike ettevõtete grupp, kelles peamine on 30 aastat juba tootnud tehases maja elemente ja ka juba mooduleid valdavalt uutele hoonetele, kõige suuremad turud on Põhjamaad, aga ka meie koduturg on meile oluline ja siia teeme samuti nii uusi eluhooneid kui ka rekonstrueerime vanu. Ja siis tahaksin veel öelda seda, et kindlasti inimesed, just juhatuse liikmed ja väga palju räägivad nende teemadel omavahel, kuulavad, mida tehti, kuidas tehti, kas läks hästi, kas läks halvasti. Et Eestis on selle viimase siin üle 20 aasta jooksul tehtud juba üle 3000 maja, aga nad on väga erineva tasemega tehtud. Ja on kvaliteedi erinevused väga suured. Ka see, mida üldse on tehtud, seal on väga suured erinevused. Nii et alati proovige üle küsida ja uurida, et mida ikkagi siis tehti, et alati kuskil leviv sõna ei pruugi olla õige ja ei pruugi teid sugugi edasi aidata ühistule edasi mõtlemises ja tegemises. Ja omakorda Oorele tahaksin siin ka veel kaasa rääkida ka, et samamoodi ma olen ise elanud ka ikkagi hea kvaliteediga hoonetes viimased siin juba 10 aastat ja ei soovi enam sellisesse rekonstrueerimata majja tagasi küll kolida. Ja siin ei ole mitte ainult rahanumbriga seletatavad probleemid, vaid siin on ka selliseid, mida tõesti, mis on ka inimene tajub neid kogu aeg igapäevases elus. Näiteks, et müra tuleb läbi seina või siis see, et välissein või siis ka aken õhkavad seda külma, keegi ei taha akna all istuda, kus jalad on vastu kuuma radikat ja pea on külma käes ja nii edasi. Et siin on väga mitmed argumendid, et miks see asi tasub ette võtta ja olen samuti täiesti seda usku, et ja olen alati kõigile öelnud, et mõelge läbi, et kindlasti võtke asi ette. Üks kindlasti oluline on selgeks teha, et mis teeb sellest teha sellisest, mis asi see teha selline rekonstrueerimine on. Ja oluline on siin märkida, et tegelikult eristab see nii-öelda klassikalist või nii-öelda seni enamik tehtud profifassaadiga lahendusi, ainult just nimelt see puudutabki fassaadi. Ja fassaadi ehituse tehnoloogiad on lihtsalt erinevad. Et iseenesest tehnosüsteemid on ikkagi tehakse üsna samamoodi kõigel. Nii et see fassaadi osakaal on laias laastus võib-olla kogu projektist võib-olla 30% kogu eelarvest, mitte rohkem. Nii et kui mõni asi tundub liiga kallis, siis ei pruugis alati olla sellest tingitud, et fassaad on liiga kallis. Seal võib hoopis olla näiteks ventilatsioon või küttesüsteem või võib-olla on näiteks lahendatud liiga priiskavalt või mis iganes. Ja üks asi veel, mis on kindlasti korteriühistutel oluline teada, et kui minnakse KredExist abiraha küsima ja loodetavasti ka saadakse, et need tehaselise projektid lähevad kõik hankesse, mis peavad hõlmama nii projekteerimist kui ka ehitamist, ehk siis mõlemat. Et seda teha sellist fassaadi ette projekteerida enne hanget oma vahenditest ei ole üldse mõtet, sest see tuleb nagunii teha ikkagi vastavalt selle maja täpselt nii-öelda rätsepa lahendus. Et need tehase elemendid, mis seina katavad, need on põhimõtteliselt millimeetri täpsusega paigas. Ja see kõik baseerub täppismõõdistusel, mis tehakse tänapäevase lasertehnoloogiaga ja projekteerijad teevad selle musta töö tegelikult kõik arvutites ära, et nad arvestavad selle vana maja
iseäradega ja ka ehituse ebatäpsustega. Ja neid ei ole mitte vähe, et tuues näiteks siis ilmselt siin need silikaad, hruštšovkad on rohkem kõverad ja aknaavad on erinevate mõõtudega, et need iseenesest ka Mustamäe Õismäe tüüpi majad on mõned mõttes nagu tehase majad. Samamoodi on seal ju kunagi toodetud seinaelemendid, tõsi küll valdavalt betoonist, et need on toodetud tehases ja on monteeritud kokku siis ehitusplatsil. Ja nende kvaliteet üldiselt on natukene parem, kui on siis laotud kas plokkidest või siis telistest majad. Aga tehnosüsteemid üldjuhul lahendatakse kõigis projektidest üsna sarnaselt selle maja iseärasid arvestades, et seal tegelikult see tehaseline rekonstrueerimine ei mängi mingisugust rolli. Et me räägime ikkagi eelkõige fassaadist. Et fassaad koos akende ja sinna sisse monteeritavate ventilatsioonitorustikega moodustavad tegelikult selle elemendi ja selle tehases toodetud fassaadi. Et lähitulevikus võib-olla võime rääkida ka veel tehasest toodetud katuseelementidest. Täna ei ole veel tehtud ühtegi hoonet Eestis, kus oleks ka katuseelemendid tehases juba eeltoodetud. Aga ma arvan ise, et see on lähiaastate teema. Ja loomulikult teatakse ka neid hooneid, kus on seda küll KredEx ei toeta elupinna juurde ehitamist, aga on näiteks ühistud finantseerinud oma remonttöid sellega, et on ehitatud näiteks korrus peale. Ja seal on samamoodi element ja mooduleehitustehnoloogia vägagi oma koha peal. Et ei teki seda sellist tohutut stressi sellele hoonele, kus inimesed elavad igapäevaselt sees. Et seal käib kogu aeg ehitustegevus akna taga ja katusel ja igal pool. Et see ongi võib-olla üks suurim teha sellise meetodi selline eelis, et jällegi, millel ei ole hinnalipikut tegelikult küljes. Aga kui fassaad läheb krohvi alla, siis see tuleb ilmastiku kindlalt nii-öelda sulgeda, sest krohvitöö ei kannata ei kuuma päikest otse sinna krohvitavale pinnale ega ka loomulikult vihma ega lund. Ja see loob siis olukorra, kus maja näeb ikka kuudes välja nagu kilekott ja inimestel seal taga elada on üsna stressirikas. Ei saa aru, kas väljas on ööpäev, kevad või suvi, et näed ikkagi ainult aknast tellinguid ja kileseina. Et teha sellise rekonstrueerimise puhul siis ette toodetakse nii-öelda need seinaelemendid, nagu siin ka pildil on näha, et need tõstetakse kraanadega siis oma kohale ja kinnitatakse ja seotakse omavahel jõutihedalt. Ja keskmine 5-kordne tüüpmaja tavaliselt on 1 kuuga, et see põhiline osa tehtud, nii et jääb ainult mingisugused väiksemad platsi peal tehtavad pisiksemad väiksed osad veel teha. Nii et see on oluline ajavõit. Ja loomulikult see tehases kontrollitud tingimustes, kus ka talvel on kuiv ja 20 kraadi sooja, see töö kvaliteedi tagamine on oluliselt kindlam. Kuigi ka meie tehasel on igasugused sertifikaadid, mis kinnitavad selle toote kvaliteeti ja nii edasi, siis ega ilmastiku vastu me ei saa, mida iganes me peame tegema õues aasta läbi, on väga ilmastiku sõltuv. Eks üsna ilmastiku sõltuv on ka näiteks krohv materjalina ja sellest see on olnud ka üks probleem, et inimesed on väga ebameeldivalt üllatunud, kui selgub, et laenuperiood on 30 aastat, aga suure tõenäosusega see fassaad jällegi sõltub asukohast, ilmastikust, aga ta nõuab vähemalt 1 hooldusremondi ja see ei ole odav tegevus ja et värvitoonid klappima saada seal uued ja juba pleekinud, siis tihtipeale tähendab see kogu seina remonti või siis üleprohvimist või värvimist.
nii et tehase elementide puhul me räägime natuke teisest seina konstruktsioonist või tüübist, mida kutsutakse tuulutatavaks fassaadiks. Ehk siis selle fassaadi pealiskihi taga on tegelikult veel õhuvahe. Ta ei ole tihedalt vastu majaseina surutud. See tagab jällegi parema ilmastikukindluse, et see väga kuum suvepäike, tema tekitatud soojaenergia ei lähe kohe seina sisse ja samamoodi vihmad jäävad otseselt tegelikult seinast sisuliselt puutumata, sest see on õhuvahe vahel ja siis tuuletõkkeplaat algab alles umbes 5 sentimeetri kauguselt sellest fassaadi plaadist. Ja siis ongi küsimus, et mis materjal siis sinna fassaadile siis tuleb, et see, milline maja välja näeb, et see on kindlasti inimesi väga alati huvitav. Ja ütlen kohe ära, et tegelikult elemendi tootjad seda kunagi ei otsusta. Et meie ei ütle, et siin on nüüd palun selline seina element ja maksab nii palju ja millal paigaldame. See on ikkagi loomulikult ühistu enda visioon, selle piirkonna mingid eripärad, millist tüüpi ja millise välimusega maju seal on ehitatud ja kujundatud. Loomulikult tuleb ka arhitekt sinna kaasata, nii et me hea meelega teeme igasuguseid töid. Aga Krohvi fassaadi me ei tee juba selle pärast, et Krohv on teatavasti üsna pude või siis murdumisele üsna hell, et kui me ka Krohviks tehases selle fassaadi elemendi ära, siis transpordi ja paigalduse käigus tõenäoliselt saaks ta juba nii palju viga, et ta tuleks hakata remontima. Nii et see on see väga lihtne ja proosaline põhjus, miks ükski seinaelemendi tootja ei paku teile Krohvi lahendust. Tänased praktikad siin alates siis juba mainitud Tehnikaülikooli pereelamust, millest on möödas nüüd juba 6 aastat selle rekonstrueerimisest ja nüüd on siis juba üle 20 hoone siin viimastel aastatel tehtud. Et praeguse hetkega tundes neid materjale, mida turul pakutakse, väga suure tõenäosusega domineerivaks materjaliks jääb siin veel lähiaastatel tsementkiudplaat. Tsementkiudplaadi näol on siis tegu, kuidas siis, kui mõelda, et mis selle rahvakeelne nimetus võiks olla, et äkki siis selline nagu pressitud kiudbetoon või midagi sellist. Ehk siis ta on tegelikult tsemendipõhine, aga seal sees on siis mingi kiudmaterjal, mis annab sellele plaadile natuke lassust juurde, et ta just nimelt ei oleks selline pude ja löökidele held. Nii et, aga ta on üsna, tehases on ta värvitud ja tehases on ta pressitud, nii et tema ilmastikukindlus on väga hea. Ja julgen küll väita, et see 30 aastat laenumakseid ei ole tal mingi probleem vastu pidada. Pigem räägime siin 50 aastast. Garantii üldjuhul, ametlik garantii antakse tootja poolt kuskile circa 15 aastaks. Aga nagu me ka teame, et kui autol näiteks garantii lõpeb 5 aastaga, et see ei tähenda, et selle autoga peaks siis nagu Romulasse sõitma peale 5. aastat, vaid tõenäoliselt sõidab ta veel aastaid. Et sama lugu on selle plaadiga, et lihtsalt 15 aastaga peab olema selge, et seal ei ole tootjapoolseid vigu midagi. Aga elu on näidanud ja kogemused, et peale lihtsa sellise kirge värvi pleekimise mitte midagi muud selle materjaliga ei juhtu. Nii et 30 aastat remondita on garanteeritud. See materjal on natukene kallim, kui on Krohv ja sellest on ka see põhiline väike hinna erinevus, mis täna on näiteks Krohvi lahendustega, et teha selline element on natukene kallim, aga see vahe on üsna väike. Ma julgen väita, et see täna on kuskil mingi maja tervik rekonstrueerimist võtta, et siis ta on kuskile või 5% piiridesse jääda juba. Aga nagu ma ütlesin, siis ega elemendi tootjal ei ole ühtegi sellist soovunelmat materjalide osas,
kui projekteerijad ja arhitektid näevad ette mingisuguse lahenduse, siis me hea meelega seda teeme, et lihtsalt puidu kasutuses näiteks on meil väga palju kogemusi ja igati kiidame puidu kasutust kui sellise loodusliku, ilusa ja hea materjali kasutamist, aga seal on mõningad väärkasutused tihtipeale ka fassaadide puhul. Näiteks kindlasti on paljud tähele pannud, et kui on näiteks fassaadilaudade just vertikaalse laudise jätkud lõunapoolsel küljel, kus on suvel väga soe, siis tekivad sealt laua ots tõmbab ennast lahti ja puidu pikisüüd on puit üsna hell igasugustele kahjustustele, nii et seal tekivad sellised väga ebameeldivad algselt inetu välimusega ja hiljem remonti nõudvad kohad. Aga nagu ka siin kõrval pildi peal, see on Timbeko rekonstrueeritud elumaja Sauel, Kuuma tänaval, et ka siin on tegelikult puidukasutus täiesti olemas, nii rõdude piiretena kui ka seal see tume osa on puidust. Aga jah, on veel erinevaid mineraalseid ja mis iganes plaatmaterjale, mida on võimalik fassaadile panna, et lihtsalt ühistu poolt ongi oluline kontrollida, et see, mida näiteks kas arhitekt või keegi pakub, et kuidas nende materjalide elueaga lood on. Et tänapäeval ütleme, et remonttööd on selles mõttes suhteliselt kallid, et kui me võtame korrusmaja remonttööd, siis see kõik tähendab ikkagi hunnikut bürokraatiat, tellinguid, ehitusmehhanisme ja nii edasi, nii edasi. Et seal on, need arved on päris suured, mis sealt tulevad. Et inimesed peavad olema teadlikud sellest kõigest. Siis üks teema, millel ma tahtsin ka põgusalt peatuda, siin on siis referentsfotodena kasutatud ühte Õismäe tüüpi hoonet, mis asub küll ka Sauel, üsna selle eelmise pildihoone lähedal. Ja teema, mida tahtsin puudutada, on seotud siis nende lotša tüüpi rõdude käitlemisega siis. Et üks asi, millega tuleb alati arvestada, mida ei saa teha sellise elemendiga rekonstrueerida, on igasugused sellised sissepoole peidetud pinnad, näiteks mingisugused varjualused, et me peame pääsema selle elemendiga sinna ikkagi kraanaga ligi. Ja see tähendab seda, et kui nüüd selle hoone siis rekonstrueerimise tellija oleks soovinud, et need lotšad jäävad ikkagi kõik avatuks, siis need oleks tulnud soojustada kõik kohapeal platsi ehitusena. Ehk siis tähendab seda, et ikkagi sinna tuleb püstitada tellingud ja iga see lotša tüüpi rõdusein soojustatakse eraldi ja siis kas ka kaetakse selle sama fassaadiplaadiga või siis on võimalik iseenesest proffida seda, kuna tehakse nagu nii koha peal. Lisaks veel see soojustuskiht vähendab selle lotša mõõtmeid, et ta tuleb ikkagi minimaalselt 15 sentimeetrit sinna iga seina peale kihti, et ta soe oleks, nii et see lotša jääb ka olust väiksemaks. Siin selle näite puhul nüüd on tellija valinud variandi, kui need lotšad ehitati kõik kinni. Ja nad on põhimõtteliselt muutud siis nagu eluruumi jätkuks. Juriidiliselt on kõik endine, et teatavasti siis enamikes siin vanemates hoonetes on need rõdud, lotšad kajastatud nagu üldkasutatav pind, aga ta kuulub korteri omandi juurde, nii et me keegi ei eelda, et me peaks käima nagu teiste inimeste rõdudel kuidagi moodi selle tõttu kulamas, et see üldkasutatav pind on. Aga antud juhul ta siis muutub lihtsalt selliseks suletud ja soojaks pinnaks. Et minule isiklikult nagu see lahendus meeldib.
Siin on võimalik ka panna keskmisest suuremad aknad, nii et see suvel need aknad avades, see selline kontakt õuega ja jääb täitsa alles. Aga loomulikult seda ei pea tegema, et on täpselt sama palju tehtud siis neid lihtsalt klaasitud, pandud uued rõdupiirded ja pandud klaasid ette ja soojustatud siis platsi peal neid lotša tüüpi rõdusid. Nii et see on tegelikult valiku koht, hästi palju on selle kohta küsitud ja sellest on olnud nagu, kui ma tean, ühistute sees väga palju arutelusid. Ja siin ei olegi õiget või vale vastust, et lihtsalt on lõpuks vaja kompromiss leida, et kumba moodi siis teha. Et osad leiavad üsna pragmaatiliselt, et tegelikult see nii-öelda soepind rahaliselt tegelikult ehitushinna mõttes on nad suhteliselt võrdsed lahendused, et kinni ehitamine ei ole kallim ega odavam. Aga lihtsalt see elemendiga rekonstrueerimine annab selle võimaluse, et üsna lihtsalt on võimalik see ilma koha peal mingit lisakonstruktsioone tegemata on võimalik see lotša tüüpi rõdude püstak ehitada kinni ja muuta korteri osaks. Ühtlasi siis ka need näiteks aknad on võimalik ka suuremaks lõigata sealt seest, et ta oleks veelgi loomulikult ehituskonstruktsiooni rikkumata, aga on võimalik ta nagu täitsa toa osaks teha. Ja üsna hea näide samal teemal on see sama Kuuma tänava hoone. Siin tegelikult originaalis, siin tänava pool olid köök ja lotša tüüpi rõdu. Ja kuna see on põhjapoolne külg, ehk siis siia väga vähe paistab päikest, siis oli üsna loogiline, et seda nagu rõduna sellisel kujul hoida ei ole mõtet ja lihtsam on hoopis otstarbekam on sellele väikesele köögile anda veel lisapinda juurde. Ja täpselt nii ka tehti. Nii et täna seda hoonet vaadates on siit näha, sisuliselt ei ole aru saada, et siin on kunagi olnud lotša. Ja teiselt poole maja, kus enne ei olnud ei lotšat ega siis ka lahtist sellist konsoolset rõdu, siin tehti aknaavad suuremaks ja paigaldati siis terasraamide peal uued rõdupüstakud. Nii et kõik said endale hoopis rõdud siia lõuna poole, kus on rohkem päikest ja valgust. Nii et selline üsna kreatiivne lahendus, täiesti võimalik teha igal pool. Kui ma seda esitlust siin kokku panin, siis loomulikult ma käisin üle ka kõik infoallikad, et mis on täna vabalt saadaval ja peab tunnistama, et tegelikult on tehaselise rekonstrueerimise kohta juba tänaseks infomaterjalid väga adekvaatsed. Ja alustatud loomulikult FedExi kodulehel olevast rubriigist, kus on hulk videosid ja erinevaid seletusi, väga ülevaatlikud. Et kui kellegile on vaja seletada, mis asi see ikkagi on, siis abimaterjal on tegelikult täiesti lihtsalt kätte saada. Teine oluline selline infoallikas on siin äsja kokku korjatud, ehk siis Timbeko ja ka teised elemenditootjad kuuluvad Eesti Puitmaja Liitu, siis aadressiga woodhouse.ee. Ja siin on täiesti olemas selle tehaselise rekonstrueerimise rubriigi all on olemas seni tehtud objektid, kus on siis lühiiseloomustused, pildigaleriid, seal on näha ka piltide peal, kuidas see paigaldamine käib, nii et ka üsna hea infoallikas. Võib-olla veel ka eelmise jutu lõpuks või lisaks võib ka öelda, et tõepoolest, kuna need viimase siin 3 aasta jooksul tehtud hooned on enamik pärit ühest nii-öelda pilootprojektist, kus hunnik maju siis seoti nii-öelda hankeks kimbuks ja võib-olla ei olnud seal piisavalt palju aega ja võimalusi kujunduse poolt kaasata, et võib-olla on liiga palju valget ja halli seal majades. Samas, kui te vaatate neid võrdluspilte sealt,
kuidas see hoone nägi enne välja, milline on täna, siis ilmselt see selline soovmõtlemine isegi kaob, et noh, et võiks olla midagi ägedamat ja erksat, sest tegelikult see valgega lahendused on alati klassikalised ja töötavad samamoodi väga hästi. Aga tagasiside on üldiselt olnud väga hea. Suuremaid probleeme, võib-olla ainukene rubriik nii-öelda, kus on olnud teatavaid segadusi, on seotud akende suurusega. Kuna seal on mitu põhjust, esiteks jällegi, nagu ma mainisin, siis Hruštšovka stiili majadel oli väga kõikuv ehituskvaliteet. Seal võis vabalt olla üks püstakaknaid hoopis kas laiem või kitsam kui teised. Perelikult pidi leida mingi kompromissi ja võis minna kellegi näiteks aken oluliselt väiksemaks, kui ta enne oli. Samamoodi uued energiatõhusad aknad on laiema raamiga, kui on need kunagised vanad puitaknad. Seal on omad jällegi füüsikalised põhjused, et kuna raam on aknal kõige suurem nii-öelda külmasild, siis ta saaks olla piisavalt soojapidav, siis ta ei saa olla väga, väga kitsas ja tugevast kõvast materjalist, vaid ta võib olla õhukambritega ja see teeb ta natukene laiemaks. Aga kindlasti akende suurusega ja ka akende nii-öelda väljalisusega, et ehk siis mitu siis osa sellel aknal on, et sellega nagu mängimine võimaldab, see on üsna laiad võimalused, et aknapind ei väheneks. Positiivsema poole pealt veel see, et ega moodsatel akendel on ka klaaspaketi läbipaistvus ja selgus on oluliselt parem kui need vanad klaasid, kus on juba tolm vahel, et iseenesest valguse osas midagi nagu ei muutunud. Aga seal on võetud ka nüüd omad õppetunnid sisse ja nagu ma ütlesin, kõik need hooned enne töö alustamist skaneeritakse ja tehakse sellised 3D mudelid arvutisse, mille põhjal see tööprojekt tehakse, nii et kõik selle maja iseärsused saavad nii-öelda arvuti jooniseks ja siis on võimalik teha neid järeldusi ja otsuseid, et kuidas mõningate probleemsete kohtadega toimetada. Sest jah, ütleme elemendi tootjana me teeme väga täpset tööd ja kui meil on vaja väga täpselt nelinurksete elementidega katta selline ussina looklev, halvasti laotud sein, siis see on meie jaoks probleem. Sest meie ei saa koha peal teha ühtegi muudatust. Me ei saa hakata saagima või kirvega õgvendama mõnda elementi vastavalt sellele, kui kõver on sein. Me peame kõik selle juba eelnevalt läbi arvutama ja planeerima ja panema vastavalt siis selliseid nii-öelda siis kõverusi kompenseerivaid villasid sinna vahele ja arvestama iga kõverusega. Nii et kvaliteet ja õhupidavus on olnud täpselt nõutud tasemel ja sellega probleemi ei ole olnud. Ja ma ütleks, et sellega on lihtsalt põhilised punktid juba üle käidud ja kordaksime üle, et väga olulised infoallikad, see KredEx, samamoodi siis see Puitmajaliitu kuuluvad kõik elemenditootjad, nii et me oleme nagu ühest küljest natukene konkurendid, aga samas oleme ka kolleegid, nii et infovahetus on üsna hea ja oleme oma asja eest väljas.